Tere! Täna näitame teile, mida peaks sööma siis, kui teed palju trenni ja kõht on tühi ja põhimõtteliselt, mida peaks üks loomaarst sööma. Alustame täna valkudest. Meil on selline valguprodukt, veivalk. See on siis kõige kiiremini imanduv valguallikas. Siin on 60% valku, süsivesikut on ka. Siis on meil kreatiinid, mis aitavad hoida kehas vett ja tulevad abiks ikka. Ja lisaks on meil ka kaseiinivalku, mis on aeglase imandumisega ja mis on hea näiteks õhtul võtta. Ja tervist minu poolt teeme selle loomaarstide toidututlusest edasi, et võtame siis valkudest edasi, et siis esiteks kanaliha kindlasti meie toidulaual, siis siit väga kindel valik on tuunikala, et üks puhtam valguallikas siis, seda on igapäevases toitumises. Lisaks on meil veel mune needab ikka väga palju. Muidugi üks hästi hea asi on, sööme hästi palju lõhet, aga kuna meil praegu siin lõhet hetkel ei ole, seda näidata ei saa, et siia võid selle ise juurde mõelda. Ja mis siis valkudest veel? Muidugi piimad. Piim ei jää ka välja, sest millega kes muidu valgu keegi jood. Nii, vaatame edasi veel. Et millist kuimenev meil on. Esiteks sööme hästi palju pruuni riisi, siis täis teraviljapasta, need ka head kõik. Siis muidugi läheb juurde veel leivad, täistera leivad, igasugused, milles on hästi palju seemeid ja vitamiinid ees. Ning edasi annangi, et Erik tuleb räägima edasi. Ja, et me siin, need on nagu põhilised asjad, aga vahepeal me üritame osta ka midagi alternatiivset asju leida poest. Näiteks vahepeal ostame ube ja siis täna näiteks võtsime kikerherned. Need tuleb hoida ööpäev leos ja siis ära keeta. Jälle väga hea valguallikas. 20,3 on siin näiteks. See ei ole igapäevani, aga seda me tarbime ka. Siis pähklivõi, peanut butter, see on siis väga suure rasvasisaldusega, aga kõik need rasvad on head ja need on pähklitest põhimõtteliselt tehtud 93%, aga 26 grammi valku ka. Nii, mis meil siis veel on, aga ja üks asi jäi nimetamata vist enne kuivainetest. See on siis tavaline kaerahelves, oatmeal. Ehk siis hommikul pudru sisse ja ükskõik mida. Väga head süsivesikud. Nii. Mis meil siin on siis? Said otsa. Aga näiteks siis lähme natuke kõigeviljade juurde. Tomatid. Väga head. Ensüüme täis. Toidu kõrvale väga hea võtta. Siis lähevad siin meil suvikõrvits. Väga hea. Väga mõnus. Praadides. Meil on siin üks suurem poiss ka. Ja siis ma räägin siin natuke. Üks asi, mis peaks kindlasti ostma, on külmutatud juurviljad. Hetkel on meil siin oad ja brookolid ja asjad. Ja vahepeal me ostame täitsa segu ka, kus on porgandid ja kõik värgid sees. Aga hetkel siis need asjad. Marko räägib siis natukene veel. Ja nüüd külmutusasjadest siis oma varust natuke näidata, et neid tuleb ikka korralikult varuda. Niimoodi, et tuleks nendest puudust. Siis värskete asjadest veel. Toidulaual peaksid olema ühel loomaarstil kindlasti puuviljad ehk banaane. Siis kindlasti saame juurde õunu ja apelsine. Apelsine on hea C-vitamiini sisalduse poolest. Üks parimatest allikatest, värskutest. Kindlasti sidrunit, tervlik, tsitruslikud asjad, siis on muidugi küüslauku, parim looduslik
sibul muidugi teine asi ka. Siis kõike toite teeme me siis oliiviõliga. Tavalist õli eriti ei kasuta. Ning lisaasjades, mis meil siin veel on, kindlasti, et suhkrut, tavalist suhkrut vältida, siis mesi ja siin siis on fruktoosisuhkrut. Ehk siis need asendavad meil tavalist suhkrut. Ja muidugi kaks väga head asja on pähklid ning kookoselves. Nendega tuli ka siis vahetusrikkumaid asju teha. Ja üks väga hea abimees enne trenni ja peale trenni on kindlasti roheline tee. Seega ei puudu ühe loomaarsti toidulaualt. Nii, vaatame tervikagi. Ja kuna see, et meil praegune stack, mis meil siin on, see on meil söögid. Aga räägin ka natuke, mida ei tohiks süüa. Nagu meil siin on külmkapp, mis on jagatud mitme inimese vahel nii, et sinna satub ka vahepeal rämpstoitu. Ja meie võtsime esimesed 4 asja. Näiteks see on jogurt. Jogurtis on suhkrusisaldus liiga suur. Täiesti mõttetu. Pool sellest on suhkrut, ma arvan, nii palju lihtsalt. Majonees, mis iganes asi, lihtsalt mõttetud kalorid söögi kõrvale. Mahlad, mingisugused suhkruga tehtud mahlad, 40% suhkrut. Pitsa, kellele ei meeldiks pitsa. Aga selles väikses pitsas, tavaliselt meil siin poisid truukad tõmbavad selle kinni 1200 kalorit. Ma ei tea, aga valku mitte midagi. Ega jah, praegu ongi siis selline märk ja võtame teiega ühendust, kui me selle söödud saame ja siis kõik läheb õigesse kohta. Praegu tšau!